Vot sellisel hääletult sõitval elektrilisel rolleril hakkavad Tallinna Sadama töötajad sel hooajal kruiisituriste vastu võtma, tõenäoliselt ka liinilaevadelt tulevaid inimesi. Me jätame selle kolmerattalise tegelase praegu siia ja lähme uurime hoopis, kuidas liinilaevadel prügi sorteeritakse. See hommikune Tallinna jõudmine ongi see kõige suurem prügikoristus, et inimesed lähevad maha ja siis tulevad harjaga piltlikult lükatakse kõik kokku ja sellega tegeletakse pidevalt, aga jah, et muidugi kui jõutakse sihtpunkti ja reisijad lähevad maha, eks siis on jah, tõesti tõenäoliselt tekib suurem hulk prügi, kus käiakse kajutit koristamas, tekivad ka voodiriided, eks ole, mida on siis kasutatud siin ülesõidu ajal. Et selles mõttes see toimetamine hakkab siis siin sadamas, jah. Liinilaev on nagu omamoodi autonoomne linn. Seal on inimeste kodud, restoranid, poed ja isegi kiirabipunkt. See aga tähendab suurt ja erisugust jäätmete hulka. Olmeprügi kogutakse aga päris alla, autotekile. Aga siin on siis üks nendest 15 kuupmeetristest presskonteineritest, kuhu siis läheb tegelikult olmeprügi ja ta tuleb siis mööda seda šahti põhimõtteliselt siia, et kogutakse laevas kokku ja jõuab siis lõppkokkuvõttes siia sellesse presskonteinerisse. Üks selline laev toodab iga kuu umbes 20 autokoormatäit prügi. Sadamatel aga omakorda on kaval nõks selleks, et vältida laevadelt prügi merre laskmist ja tagada see, et sadamasse jõudes oleks laevaomanik huvitatud prügi äraandmisest. Kõik sadamad külastavad laevad peavad maksma kindlat jäätmetasu, mis ei sõltu siis sellest, kas laev üldse annab ära jäätmeid või ei anna, või mis liiki ta ära annab ja kui palju ta ära annab. Et ta on ikkagi kohustus seda maksma ja see on selline suurus, mis sõltub siis laeva tüübist ja laeva suurusest. Tallinna Sadamale kuuluvates Muuga, Tallinna ja Paldiski sadamas antakse kõige enam ära jäätmeid just pealinnas, Vanasadamas. Seega kehtib laevades sama rusikareegel, mis maismaal. Mida rohkem inimesi, seda enam prügi. Jätkame aga Paldiskis, kuhu tavareisija üldjuhul ei satu. Kuulge, õpetage mulle selgeks üks lihtne mõiste, mida ma ikka veel ei tea, et kas see pilsivesi, mis laevadelt tuleb, et see ongi see, kus on siis meremeeste sees? Ei ole. See on reovesi, millest te räägite, aga pilsivesi on see vesi, mis tekib laevades masinaruumides. Laeva masinaruumis on niisugune mõiste nagu pils. See tähendab seal, kus peal käiakse, allpool ongi see, mis on siis allpool, sinna tekib see vesi. Pilsiveele lisaks on vedelaid jäätmeid veelgi. Näiteks merel tekkinud õli ja veesegust pumbatakse välja vesi, mis läheb merre tagasi. Aga sete, mida meremehed kutsuvad inglise keele järgi sludge, antakse ära ka just siinsamas, sadamas. Aga oskate te mulle öelda umbes, kui tihti selline tanker siis oma prügi ära on? No see sõltub, kui pikad reisid. Kaua? No, kui kaua ta võiks olla merel mitu nädalat järjest nii, et ei prügi täis ei saa? No, eks need ole sellega arvestatud, palju on laeva ökonoomsus. Näiteks kui on laeva ökonoomsus arvestatud, kui ta ehitatakse, projekteeritakse näiteks 30 päevaks, siis on ka kõik mahutid arvestatud sellega, nii prügi kogumismahutid kui pilsivee, kui slatsi mahutid arvestatud sellega, et 30 päeva ta võib siis olla autonoomselt merel ja siis ei saa need mahutid täis. Aga kui tuleb üks reisija, tuleb üks inimene ja mõtleb, et et lähen perega nüüd Rootsi või Soome või kuhu iganes, et mis on see soovitus, millega ta võiks tulla siia laeva peale, et mida ta võiks nagu järgida, et see keskkonnajälg, mille ta endast maha jätab, oleks võimalikult väike? Raske öelda, et siin laeva peal midagi nagu erinevat on, eks ole, eks see võib-olla see põhimõte võiks olla see sama, mis meil ka kõigil kodumajapidamistes on, eks ole, et püüda siis vähendada seda ja kui on ikkagi võimalus tegelikult teda sortida, eks ole, või sorteerida juba eelnevalt siis see muidugi on abiks kindlasti. Et selles mõttes sellist järelsorteerimist on muidugi alati palju keerulisem ja raskem teha, kui algselt teda püüda juba separeerida.